Tere kõigile, Palle siinpool ja täna hakkame taas kord sõitma rallit. Oleme tulnud Haapsalu rahvarallile ja seekord sõidame ainult asfaldil. Saab olema väga põnev ja sihime loomulikult kõrgeid kohti. Praeguseks on 2/3 läbi laupäevast ja hetkel hoiame 5. kohta. 4. koht on 6 sekundi kaugusel, ehk siis loomulikult tahaks ta kätte saada. Ühtegi karistust ei ole veel tulnud, seega kõik need tulemused võivad pea peale pöörduda. Meil peaks suures plaanis olema okei, me legendiga rajaga ei eksinud. Ja esikolmik muidugi on päris kaugel juba, aga tänase päeva parim saavutus oli see, et me ei saanud hommikul eriti pähe, et esimestel katsetel oli vaheliidriga alla 10 sekundi vist isegi. See oli 11 ja 9. Ja 4. katse super hästi läks. Saime liidrist ainult sekundi kaugusele. Ehk siis see on nagu... Hommikul alustasime siis Avonit CR-iga, mis olid meil ees. Ja jube hea oli. Aga nagu arvata oli, päeva jooksul läks kuumaks. Ja vahetasime ära, panime akseleerad ette, taga on ka akseleerad. See on siis nii-öelda see semislik kõvema seguga ref. Ja mis meie jaoks üllatusena tuli, oli see, et teisel läbimisel, ehk siis päeva keskmisel ringil hakkas asfaldil pigi nagu päris korralikult sulama. Ja mingid kohad olid täiesti libedad, täitsa nagu ettearvamatult. Ja me tegime 5. katsel tegelikult ühe vea, et praegu positsioon võiks parem isegi olla, et sõiduvea tegime ja panime ühtedest väravatest otse, et pidime tagurdama ja seal läks mingi 20 sekundit kaotasime liidrile. Et kahjuks läks seal, tuli väike viga sisse, aga rada on palju ettearvamatum kui hommikul oli. Lisaks on kruusa ka rajal ja mingites kurvides järsku tahab väljapoole juhtida, et peab tegelikult ilmselt üks rahulikumalt võtma, muidu võib neid vigu veel tulla, et päris piiri peal oli see. Tänase video toetaja, arvake ära on kes, autoringlus.ee loomulikult. Ja see on kasutatud autode e-pood, kust on võimalik tellida endale auto üle Eesti koju kätte. Aga see pole veel kõik, autoringlusesse saad sa tuua oma autoga müüki, mida mina isiklikult müün. 3. autoringluse all on selline huvitav uus teenus, mis tuli talvel. Et kui sa tahad selles jätiga sõita, siis see on võimalik. Sa saad palgata minu pooleks päevaks koos selle autoga. Me lähme koos Tartu lähedal rajale ja ma õpetan sulle seda, mida mina oskan. See on sobilik juunioritele, see on sobilik algajatele. Sa võiksid osata autoga sõita. Rohkem nõudmisi ei ole.
first to the finish line. Ralli on selleks korraks läbi, nagu näha, siis taaskord auto on ühes tükis. Käib hetke lautasustamine, meil siin asja ei ole, aga tegelikult ühes mõttes, ühesõnaga oma klassi 5. koht, kahjuks väga napilt, vaid 3 sekundiga. Ja üldarvestuse 25. koht väikse esiveolise autoga, sellega võib küll rahul olla, sest et siiski üle 130 startija oli. Ja siis, mis veel huvitavat oli päeva lõpus, oli see, et hullult segadust oli karistustega, et kui äpist tulemusi vaatad, siis mingi hetk meie koht liikus nagu hullult üles-alla kogu aeg ja me ei saanud nagu lõpuni aru, et kas on karistused arvestatud, me saime ka ühe karistuse, teised said pigem rohkem, me sõitsime suhteliselt puhtalt, välja arvatud üks tagurdamine. Et see tekitas segadust natukene ja tegelikult veits oma lollus, aga viimases ringis selle najalt me võtsime tegelikult mingil määral hoogu maha, sest et päike oli pigi ära sulatanud, rada oli siuke veits ettearvamatu ja meil oli ajavaru. Aga hiljem selgus, et meil seda ajavaru tegelikult ei olnud, et meie karistus ei olnud veel tulnud. Et noh, mis siit õppida on see, et tegelikult neid online tulemusi loomulikult võib vaadata, aga peab arvestama sellega, et nad ei sisalda endas alati kõike. Et nende järgi nagu sõidustrateegiat tegelikult liiga palju teha ei tohiks. Aga muidu ülikõva päev oli selles mõttes, et see oli tegelikult väga äge kogemus. Just see, et asfaldi peal ja järgmisena kohtume järgmisel rahvarallil, see peaks olema juulikuus ja toimuma Saaremaal. Hetkel on selline plaan. Oota, käib veel või? Jah. Ütlen siis kõigile head aega ka ja kindlasti vajutage loomulikult like, share ja subscribe, sellepärast et te tahate neid rallivideosid ju veel näha.